Täna kogunenud parempoolsed olid täis usku ja lootust, et neil läheb oktoobris kohalikel valimistel hästi ja nende inimesed saavad volikogudesse. Parempoolsete juhi Lavly Perlingu sõnul on viimane aeg poliitikas parempööre ära teha. Selleks, et Eestis parempoolset poliitikat ellu viia, peame me olema 2027 parlamendis. Selleks, et seda parempööret oleks võimalik alustada, peame me tegema edukalt ära kohalikud valimised. Meie inimeste jaoks ei ole eesmärk võim omaette, vaid võim on vahend. Võim on vahend Eesti inimeste elu teha paremaks. Perlingu sõnul on tänased võimulolijad laevukese kreeni ja vasakule keeranud ning tegelikult valitseb selline tendents juba viimased 10 aastat. Ettevõtte tulumaksu mitte kehtestamine on väga hea otsus, aga 2 sammu paremale, kuhu suund jääb ikka vasakule. Nii et ka vastus sellele küsimusele, mida parempoolsed teevad tööd edasi. Ja kui me numbritest räägime, siis see on lihtne eesmärk. See on see, et me oleme öelnud, et Eesti riiki tuleb nii juhtida, et ühe inimpõlvega jõuaks kõikide majapidamiste netoväärtus Taani ja Soome vahele. Ja kui see tundub ka väga keeruline, sest lihtsas keeles tähendab see lihtsat asja. See tähendab kõikide inimeste elujärje paranemist. Lootust kiiresti rikaste Euroopa riikide sekka jõuda, aga jahutas tublisti parempoolsete volikogu esimees Ilmar Raag. Põhimõttega meie sõnum ei ole praegu see, et kui me homme saame võimule, siis hakkab sulavõi kõikilt jooksma. Et me pigem näeme, et igal juhul ükskõik millise valitsuse ajal tõenäoliselt me läheme läbi teatud kasinuse aja, et see uus tasakaal üldse tekiks. Selleks, et läheks päris hästi, selleks me peame ikkagi väga olulisi reforme veel tegema. Ja ka väga palju seda tegema seda, mida sotsiaaldemokraadid praegu teha ei soovinud. Me näeme, et loomulikult on vaja tõmmata riiki natukene koomale, sellepärast, et me praegu elame üle oma jõu, nii kurb, kui seda ka ei oleks ütelda. Ja teisest küljest meil loomulikult koputab kuklasse see julgeoleku olukord, mis tähendab seda, et lähimal 10 aastal, loomulikult vähemalt lähimal 10 aastal on meie julgeoleku kulutused suuremad, kui me seda võib-olla sooviksime. Viimaste uuringu tulemuste põhjal toetab parempoolseid ainult 6% valimisõiguslikest kodanikest.